Mis on selles tegevuses tähtis hästi teha? Kas see, et te tunnete seadust läbi ja lõhki ja olete konkurendist targemad seaduse mõtestamisel ja seda laadi teenuse osutamisel või mis on siin tuumkompetents? Seaduse tundmine on eeldus. Ilma selleta ei ole mõtet advokaaditeenuse osutamisest rääkida. Kuid seaduse tundmine ise on meil ebapiisav tegelikult edukaks konkureerimiseks. See on eeldus, mis peab olema ja selles osas mul oli päris suur üllatus. Ma juba 99. aastast igal aastal 5 päeva veedan rahvusvahelises advokaatide assotsiatsiooni IBA aastakonverentsil ja seal on lisaks sellele, et seal väga palju on sellist suhtevõrgustiku loomist, pidamist, arendamist ja edendamist, on seal erakordselt suur hulk väga kõrge kvaliteediga loenguid, mis on mõnes mõttes tõeliselt hea positiivne, professionaalne ajuloputus ja tuulutus. Ja nüüd, mida seal aeg-ajalt tegelikult ka meile nii-öelda räägitakse ja loenguid peetakse, on konsultandid, kes konsulteerivad advokaadibüroosid. Kuidas üks advokaadibüroo peab oma ärimudelit pidama ja kliendisuhet üles ehitama. Ja minu suureks üllatuseks, seal on juba mitu korda, 3-4 korda esinenud üks Ameerika konsultant, kes on teinud ka ülevaateid ja küsitlusi nii Ameerika kui Euroopa klientuuri hulgas, mida klient advokaadibüroolt ja advokaadilt ootab. Ja mis on need põhikriteeriumid, mille alusel meid valitakse ja mille alusel meid teenussuhtes hoitakse. Mina olin täiesti veendunud, et number 1 on kvaliteet. Mul ei ole mingit kahtlust, et põhiline on see, mille alusel meid hoitakse, peetakse ja mille alusel meid tööd tellitakse kvaliteet. Nüüd tõsi on see, et nendes küsitlustes kvaliteet esimese 3 hulka ei jõudnud. See oli minu jaoks suur šokk. Ma mõtlesin niimoodi, kas ma olen eksinud. Lõpus tuli välja, et õnneks ei ole eksinud. Tähendab, lähtudes sellest, et kvaliteet on jälle samamoodi eeldus. Seaduse tundmine ja kvaliteet on eeldus. Sellest ei ole mõtet rääkida kui mingisugusest konkurentsieelisest. Loomulikult, mida paremini sa oskad, seda parema kvaliteediga produkti sa annad. Aga toimivad väga paljud muud faktorid. Mis see on? See oleks tegelikult väga hea intrigeeriv küsimus minu poolt tegelikult kõigile, nii reaalsetele kui potentsiaalsetele klientidele. Tohib ma esimest pakkuda mängulise? Ja palun. Ma arvan, see on isiklik tutvus. Ei ole, tähendab. Ma ikka lähen advokaadi juurde, keda ma tunnen või keda mu tuttav tunneb. See ei ole. Ei ole. Ja vähemasti vastavalt nendele küsitlustele ei ole. Esimesel kohal oli seal reageerivus. Inglise keeles oli selle vastus responsiveness. Ja reageerivus, ja nüüd ma saan suurepäraselt seda aru tegelikult, ega ma enne mõistsin ka, et see on väga tähtis, et klient peab saama advokaadi käest seisukoha hästi kiiresti. Ma oma kolleegide jaoks olen selle printsiibi sõnastanud, et kommunikatsiooni kiirus ja siirus on see tegelikult, mis on kliendi jaoks esimesel kohal. Teine koht, muide samamoodi üllatav tõenäoliselt kõikidele kuulajatele, see on isegi siin ei ole veel kvaliteet ja seaduse tundmine, vaid teisel kohal on kliendi ärimudeli tundmine. Knowledge of clients industry. Ja see on nüüd tegelikult jällegi täiesti mõistetav, mida suuremaks lähevad tehingud ja komplekssemaks ja keerulisemaks. Seda olulisemaks muutub tegelikult lisaks õigusteadmisele. Ka selle valdkonna tundmine. Loomulikult sa ei ole spetsialist selles valdkonnas, aga sa pead tundma seda valdkonda tegelikult üldkriteeriumite alusel, mida sa tegelikult juriidiliselt nõustad. Ja. Nii et sellised asjad on hoopis lisaks kvaliteedile ja seaduse tundmisele väga-väga tähtsad. Loomulikult suhete võrgustik, selles mõttes veel kord, ega ma ei eita seda, et suhete võrgustik ei ole väga olulise tähtsusega. Suurel määral, miks näiteks advokaadibürood, sealhulgas ka meie, miks me käime küllalt sageli olles väiksed mängijad sellel suurel Euroopa turul. Miks me peame väga sageli käima sellistel visiitidel, mida me nimetame roadshow, eks ole. Mis ei ole terminina õige, kuid mis annab väga hästi edasi seda, mida me tegelikult teeme. Me käime tegelikult tutvustamas ennast, rääkimas, kes me oleme, mismoodi me toimime reeglina suurematele välismaistele advokaadibüroodele. Väga lihtsal põhjusel, sest suur osa tegelikult töid väiksematesse jurisdiktsioonidesse liigub suuremate jurisdiktsioonide advokaadibüroode viidete, tööviidete kaudu. See on jälle seesama suhete võrgustiku küsimus tegelikult. See on erakordselt suur ajaline ja tegelikult ka rahaline investeering, aga eeskätt ajaline investeering, mida me tegelikult suhete võrgustiku hoidmisse ja arendamisse peame pidevalt asetama ja panema.